ja Virumaa teemus siis külalislahkuse ja koolituse teemadega tegelen. Ja mul on väga hea meel, et teid on täna nii palju siia kogunenud ja ma tean, et päris palju oli neid ka, kes lihtsalt ei saa tööpäeval aega osaleda, aga me salvestame selle koosviibimise ja saame siis hiljem ka seda kuulata, vaadata ja endale vajalikke tarkused eri siis sobival ajal sealt välja noppida. Ja lühike sissejuhatus, et miks me seda koolitust üldse teeme, ongi siis see, et meil on plaanis sellel aastal alustada lugude jutustamise koolitustega. Terve koolituste sari on meil siis plaanis, erineva nurga alt me nendele kohalikele lugudele läheneme ja idee on jah siis kogu Virumaad meie külalistele hakata tutvustama läbi kohalike lugude. Ja see on tegelikult, kui meil eelmine aasta oli siis külalislahkuse aasta, siis see aasta tegelikult see jätkub, kuna kohalikud lood on suur osa külalislahkusest ja tegelikult miks meie külalised üldse meie juurde tulevad, suuresti ongi põhjus selles, et nad tahavad neid autentseid päris lugusid kuulata päris inimeste käest köitval, huvitaval moel. Ja see on meile endale hea võimalus ka meie piirkonda tutvustada, kuna teatavasti läbi hästi räägitud lugude, tundes oma sihtrühma, saavad külalised vägagi selliseid emotsionaalseid ja positiivseid elamusi. Ja nagu me kõik teame, siis need isiklikud soovitused ja edasirääkimised sõpradele, tuttavatele on parim reklaam, nii et loodame, et me nakatame oma külalisi meie lugudega ja nemad omakorda annavad selle pisiku ja idee edasi oma tuttavatele. Nii et proovime siis läheneda Virumaale selle nurga alt. Ja mul on väga hea meel, et Vallo Reimaa on nõustunud rääkima meile Virumaa sellisest üldisest ajaloost, minevikust, et me üldsegi saaksime selle nii-öelda põhja alla, et meil tekiks selline arusaam, mis meil siin piirkonnas aegade jooksul toimunud on, mis on need huvitavamad, pöördelisemad sündmused olnud, et kuidas me siis tänasesse päeva välja oleme jõudnud. Vallo on siis ajaloolane, üldse kohaliku elu edendaja siin Virumaal olnud, teda on ka siin erinevate tunnustustega pärjatud selle eest ja ma arvan, et ta on see tõesti õige inimene, kes siis sissejuhatuse sellele teemale teeks. Ja ma usun, et teil võib tekkida ka küsimusi. Aga ma palun, et vahepeal, kuna me salvestame, hiljem on parem vaadata, et kui vahele ei sega ja et te kirjutaksite, siin üleval on selline nupuke nagu vestlus, et te saaksite need enda tekkinud küsimused siis siia vestlusesse üles kirjutada. Ja kui Vallo on oma jutu lõpetanud, et siis on see aeg, kui me saame need küsimused üle vaadata ja neile ka vastust paluda. Aga minu poolt kõik ja Vallole annan sõna üle siis. Aitäh, võin alustada, jah? Ja. Mina olen see Vallo, kellest räägiti, et ja kõige huvitavam, et ma ei ole üldse Ida-Virumaa päritolu, et tema poolt Harjumaalt ja isa poolt Lõuna-Eestist ja täiesti sisse rännanud isik. Nii et autodidakt nüüd selles mõttes, aga ma tõmban kohe latti alla, et ma küll nii mõnestki asjast midagi tean, aga Lääne-Virumaa spetsialistiks mõnast ei loe, nii et täna räägiksime Ida-Virumaast. Et see on nagu selline valdkond, mis sageli on jäänud nagu tähelepanu alt välja ja just sellised asjad mind ongi köitnud, mis jäävad tähelepanu alt välja, sest need on just eriti huvitavad. Ja võib-olla paneme selle Ida-Virumaale veel ka ühe nime ja selleks oleks Alutaguse, sest Ida-Virumaa on teatavasti suhteliselt uus kunstnimi, Alutaguse aga väga vana ja põline ja läheb muinasaega välja. Nii et võib-olla mõni sõna ka selle nime kohta sissejuhatuseks. Et vahel harva juhtub nii, et nimel on ka päris tekkekoht olemas. Ja Alulinna puhul peetakse nime andjaks Alulinna, mis asub Lüganuse ja Jõhvi piiril, selline soolinnus ja juba Kreutzwald käis välja arvamuse, et just selle
soolinnuse järgi ongi Alulinn või Alutaguse endale nime saanud, et päris tõenäoline, et see võibki nii olla, mis iseenesest tähendab, et Alulinn pidi üks väga tähendusrikas koht olema, et ta saaks tervele piirkonnale nime anda, aga sellest räägime pärast. Et võib-olla natukene sellist põnevust ka juurde, et mis asi see Alutagus on, et enamasti räägitakse muinaskihelkond aga kaartidel on ta iseseisva maakonnana kuni Rootsi aja lõpuni välja ja alles Peeter I kaotas ta maakonnana, siis edasi jätkus praostkonnana, aga üks selline teadmine võiks nüüd tänasest meelde jääda, et tegemist on ka maakonnana väga vana nähtusega. Põhimõtteliselt ka Taani hindamisraamatus on 3 korral temast juttu ja 2 korral on ta kirjas just maakonna mõõtmetes ja 1 korral kihelkonnana. Aga täna me ei hakka nagu nii laia ja põnevat teemat nagu Taani hindamisraamat süvitsi vaatlema, lihtsalt võtame selle teadmiseks. Aga kõik me oleme nagu kooliõpikutest õppinud ja mina kaasa arvatud ja isegi ülikooli õpikust, et Taani, kui ta müüs Põhja-Eesti, müüs Harju ja Viru, tuleb tuttav sõnapaar ette. Tegelikult müügirikus on kirjas, et ta müüs Harju, Viru ja Alutaguse maakonnad ja selle võikski nagu nüüd meelde jätta ja paneme selle Alutaguse nime asja lukku, eks ju. Ka Kreutzwaldil on tema Kalevas igal pool on see Harju, Viru ja Alu või Alutaguse jaotus on kenasti kõrvuti. Aga nüüd läheme ajas hästi kaugele tagasi. Et kuna see teema või lugu nagu välja reklaamiti, on nüüd nagu piirkonna lugu, siis selle aja raamidesse ma arvan, et me mahutame neid peatükkide pealkirju, mida see Alutaguse lugu läbi sajandite või aastatuhandete endas peidab. Ja läheks nagu täna ajas tagasi, kui me räägime turismivaldkonnast, siis on mingid märksõnade kohad, mis on erilised, millega tasuks tegeleda ja mis toovad ka külalisi kohale. Ja ajas tagasi minnes võib-olla alustuseks sobiks selline koht nagu Sope meelde jätta ja Sopelt tulid juba siis eelmisel sajandil välja matused, mis pärinevad kiviajast ja kunagi me õppisime sellist kultuuri nagu vene kirveskultuur. Nüüd räägitakse, et see on nöörkeraamika kultuur, mõlemad tähendab ühte sama ja selle kultuuri kalmistu tuligi Sopelt välja ja tükk aega ja ajalooõpikutes jõudis siis Sope naine, kellest on siis tehtud rekonstruktsioon ja ma mäletan, et ka ajaloos me teda kenasti õppis. Nüüd, kus on tekkinud võimalus uurida juba moodsa tehnikaga vanu luid ja eriti hambaid ja mis haigused ja mis geenid ja neil olid, siis tulid Sope naised uuesti nagu uurijate lauale. Ja nüüd selgus, et tegemist on Ukraina steppidest pärit rahvaga. Sellega sai ka paika pandud see pikk vaidlus, kust on venekirjas kultuur pärit. On ka varem pakutud, et ta kuskilt sealt Mustavere kandist võiks tulla ja suur selline kultuurilaine lääne poole liikus tol ajal, aga nüüd on see ka geenide poolt paika pandud. Nii et kuna venekirjas kultuur või nöörkeraamika kultuur sel ajal nagu võttis enda alla kogu Eesti, siis nüüd peame nagu leppima sellega, et rahvastik 3. aastatuhandel enne meie aega olid Läänemere mida indoeurooplaste eellased. Just sellest rahvastikust, kes elas Musta mere põhjakaldal või Ukraina steppides, arenesid välja Indoeuroopa keeled ja nemad jõudsid tol ajal siia Eestisse ja meile Sopele. Et selles mõttes on Sope uuesti hästi märgiline, sest siin said need geenid nüüd
välja võetud ja selgeks tehtud, kust pärineb toonane rahvastik. Nii et peame kõrvale lükkama nüüd selle pikka aega lemmikuks olnud soome-ugrilaste juba jääst peale siin elamise teooria. Teine luustik oli samuti põnev, kes võeti uurijate lauale ja selgus, et tal oli katk. Mõnda aega siis oligi teadmine, et tegemist on kõige varasema teadaoleva Euroopa katkuhaigega. Väga uhke tunne oli siin, et kui muidu kuulus ei ole, siis kõige vanem katkuhaige vähemalt on Ida-Virumaalt. Et nüüd on mõned veelgi varasemad leitud, aga igal juhul läks Sope nimi nüüd rahvusvahelisse kirjandusse päris uhkelt. Nüüd järgmine periood, mida tuleks meelde jätta ja kus on ka väga selged kohad, on seal samas Sope lähedal. Me oleme praegu Lüganuse kihelkonnas, Taani hindamisraamatu nimetusega Askele kihelkond ja seal on päris palju väga uhkeid kivikirstkalmeid, väga palju lohukive ja kõige kuulsam vast on, mida enamasti teatakse, on Tark Jaagu kalme. Tegemist on seal ka sellise väikse kalmete komplektiga, mida on kaevatud ja kõrval on napakalmed, mida on ka osaliselt kaevatud ja neid on seal ikka üksjagu palju. Ja nüüd on selgeks saanud, et Eestisse koos kivikirstkalmetega jõudis järgmine rahvastik ja me ei ole ikka veel soome-ugrilaste juures. Ja nüüd on juba päris teaduslikult selge, et nüüd Tarkjaagu kalmesse on maetud nagu varased germaanlased, kes tulid siia üle Ojamaa saare. Nii et meie lohukivid, mida igal pool on ja kivikirstkalmed, mida on ka põhjarannikul hästi palju, on meile jõudnud Skandinaaviast üle Ojamaa saare. Nii et Tarkjaagu kalme on üks märgiline, kuna ta on ainuke, kus on sedavõrd palju kiviringe ümber keskse kirstu ja veel üks oluline asi, mis teeb nagu eriti uhkeks, et praegu me räägime megaliitkultuuri jõudmisest Eestisse, mis on üle Euroopa igal pool rannaaladel levinud, kõik need suured megaliitehitised, aga nende alla kuuluvad ka sellised kalmevormid, kus siis keskel on siis kivikirst, selle ümber ring või mitu ringi ja megaliitehitistel on kividel sageli ka lohud ja lohkude süsteemid. Need võivad olla ka täiesti iseseisvad ja need viimased lohud ja kivikirstkalmed jõudsidki megaliitkultuurist Eestisse. Levisid pikki Põhja-Eestit ja kõige kaugem koht nagu põhjarannikul oligi Kirde-Eesti, kuhu nad välja jõudsid ja Lüganuse kihelkonnast edasi Piki randa on neid veel olnud, aga Vaivara kihelkonnast enam väga ei leia. Nii et nüüd peame nagu võtma nagu sellise leppimise, et selle perioodi rahvastik, kes tõi ka siis sellise tõsise põlispõllunduse Eestisse, olid hoopiski germaanlased, see on mereline kultuur ja sidus meid kokku Skandinaaviaga. Et pilt Eestis näeb välja üsna teistsugune, aga nüüd kui uurida, et sellist geneetilist koosseisu ja kuidas nad välja nägid, siis napakalmetest ja samast Lüganuse kihelkonnast väga uhke kalmekompleks, millega said hästi hakkama siis Nõukogude maaparandajad. Kogu Kirde-Eesti suurim kivikirstkalmistu likvideeriti lihtsalt, sest Silemaa on ilusam maa, aga enne jõuti need ikkagi ka natuke kaevata. Ja seal on sellised väga hästi säilinud luustikud, need inimesed seal on olnud veel rohkem eurooplase välimusega, kui tänased eurooplased ongi. Aga need olid siis toonased elanikud. Nii et järgmine märgiline koht on siis Tarkjaagu ja Napa võib ka see kõrval jätta ja teemaks siis Germaani algkultuuri ja megaliitkultuuri jõudmine Kirde-Eestisse.
nii et kuna me läheme mööda neid märksõnu, siis nüüd kui nagu uhkuse asja ajada, siis sel ajal oli Eestis nagu 3 piirkonda, mis olid nagu eriti selgelt nüüd selle kultuuri nagu keskpunktideks. Üks on Tallinna ümbrus, siis teine on saared, Saaremaa, ka Läänemaa ja kolmas ongi Askeli kihelkond ehk Lüganuse kihelkond. Nii et üks 3 sellisest tuumikpiirkonnast olid tookord Kirde-Eesti rannikuala ja eriti siis keskusega Lüganuse kandis. Nüüd teeme järgmise sammu. Me ei ole ikka veel jõudnud nagu soome-ugrilasteni, aga kuskilt nad ju peaks peale hakkama. Ja nüüd oleme jõudnud esimesse aastatuhandesse enne meie aega ja nüüd alles hakkab sealt Moskva tagant pikki siis metsavööndi keskosa üle Väina jõe ja sealt pikki rannikud siia põhja poole saabuma mitme rännuna soome-ugrilasi ja need kivikirstkalmed lähevad muutusse, kui algselt oli üks kirst keskel, siis üks maetu, vahel harva ka keegi teine veel maetud kirstu juurde, siis soome-ugrilastel näib olema selline kollektiivsete matmiste traditsioon ja kivikirstkalmetesse hakkas tekkima järjest siis kirste juurde, nad muutusid kollektiivseteks matusteks ja arenes välja siis õige pea ka varane tarandkalme. Ja nüüd me pääsime ikkagi eemale Lüganuse kihelkonnast, sest see on kogu selle aja nende varasemate aastatuhandete kõige kesksem koht Kirde-Eestis või piirkond ja hakkame rääkima nüüd kohanimest Jäbar. Iga arheoloog teab seda sõna nagu une pealt Jäbara kalmed. Ja see on nüüd ikka sellesama Sope lähikonnas, mitte väga kaugelt sealt, sellise kõrgema kalda serva peal ja on suur ja pikk kalmete kompleks, kus on veidi eraldi põllu peal olnud ka üks kivikirstkalme, mis kujutabki ennast juba sellist muutunud kivikirstkalmet ehk hilist vormi ja ilmselgelt see juba siis varaste Läänemere soomlaste kalme ja see on tähtis nüüd sellepärast, et jälle põhjust rinduhkelt ette lüüa, sealt sellest samast kalmest algab Eesti rauaaeg. Loomulikult see on sümboolne algus. Ja kui Eesti Vabariik tekkis ja ülikool läks eestikeelseks, siis esimene eestikeelne arheoloog, kes lõpetas Tartu Ülikooli, oli Marta Schmiedehelm. Tema esimene iseseisev kaevamine oli Jäbaral. Ja selleks oligi Jäbara A-kalme, A sellepärast, et see on kõige esimene Jäbara kalmetest. Ja vahel juhtub nii, et esimene proovitöö läheb ajalukku. Ja sealt tulid välja kõige varasemad raudesemed. Tegemist on impordiga Skandinaaviast. Ja Eesti rauaeg lükkus palju sajandeid varasemaks. Ja on sellel kohal nagu tänase päevani ehk 500 aastat enne meie aega on selline tinglik rauaaja algus ja need on paika pandud Jäbara A-kalme raudesemete kaudu. Nii et ta on tänase päevani täiesti märgiline, tervet perioodi tähistav kalmekoht ja asub Ida-Virumaal. Et igal juhul, kel on nagu varasema ajaloo teemat, tasub sealt läbi käia, see on täiesti vaadeldav kompleks, hästi pikk kõrgendik ja rivi, millest enamik on kalmed. Ja ta on väga palju põnevust pakkuv ka tulevikus, sest enamik sellest kompleksist on veel kaevamata. Aga kohe sai ka selgeks, et juba sel varasel ajal on olnud väga tihedad kaubasidemed üle Läänemere, sest need esemed pärinevad Skandinaaviast. Nii et raud oli nii kallis importkaup, et sellest kalmest tulid välja ka rauast käevõrud, nii peenemad kui jämedamad, et inimesed ikkagi kannavad nüüd
sellised esemed, mis on väärtuslikud ja kuna raud oli kõige väärtuslikum, siis muutus raud kohe ehteks. Nii et saime järgmise märksõna. Ja see on nüüd Eel-Rooma rauaaeg, varaste kivikirsskalmete aeg, kohe sealsamas Jäbaras on mindud üle ka juba varastele kivikirsskalmetele, aga võtame ühe järgmise koha, et tahaks ikka siin Jõhvis olles ka Jõhvi piirkonnast rääkida, et Jõhvi lähedal asub Toila, millega nüüd Jõhvi vald äsja liitus Toila vallaga ja Toila surnuaia kõrval on ka vanad kalmed ja ühte neist kaevas seesama Marta Schmiedehelm teise maailmasõja ajal ja see osutus varaseks tarandkalmeks. Nii et kui tänapäeval arheoloogiakirjanduses on päris palju, kuidas tarandkalmed tekkisid, kuidas neid ehitati, ka etapiviisiliselt need kompleksid välja arenesid, siis põhiline teadmine just sellest tarandkalmete ehituslikust geneesist pärineb Toila varasest tarandkalmest. Ja ikka seesama Marta Schmiedehelmi kaevamiste tulemusel. Nii et ka see kalme on väga märgiline arheoloogiakirjanduses ning nüüd me tuleme siia veel tagasi, kui me viikingaja juurde jõuame, aga alustame koos sellega veel ühte teemat, sest me peaksime püüdma üheaegselt ka Kirde-Eestile nüüd ka võib-olla mingit suuremat eristavat tunnusjoont külge panna. Ja kui kivikirsskalmed, need germaanipärased ja megaliitkultuuri nähtused lõppevadki nagu põhiliselt Jõhvi kihelkonnaga ära, kaugemale itta väga ei lähe, on seal mererannas Vaivaras on mõned sellised natuke teistsugused, veidi ka sarnased kalmed, aga need ei ole tüüpilised kivikirsskalmed ja kaugemale nad kindlasti pole ulatunud. Aga nüüd soomlaste liikumine siis ida suunas jõudis kaugemale, jõudis välja Isuri lavamaale ehk teisele poole Narva jõge ja see ei ole nüüd väga vana teadmine, aga 20. sajandi lõpul siis leiti sealt esimesed hoopis teistsugused kalmed, kui seal varem oli uuritud ehk kääpad on põhiliselt seal huvi all olnud. Ja selgus, et ka seal on täiesti olemas olnud varased tarandkalmed, leiumaterjal täiesti ühesugune, nii selline, mida on Jäbaralt leitud, kui ka Toila varasest tarandkalmest kui ka mujal Eesti põhjakaldalt ja tulebki välja, et just sel ajal, me räägime praegu ajast niimoodi mõni sajand enne meie aega, hakkas muutuma siis arheoloogiline kultuur kahel pool Narva jõge ühesuguseks. See on nüüd selle protsessi algus. Nii et kui me räägime, kes on tähele pannud, et ka mina olen pidanud loenguid teemal, et kas Alutaguse on Lääne Vadjamaa, siis selle teema algusse me nüüd praegu välja jõuamegi. Ehk kahel pool Narva jõge muutub materiaalne kultuur sarnaseks, mis viitab, et ka elanikkond on olnud nagu suhteliselt sarnane, rääkinud lähedast keelt ja ka keelemehed on sellel arvamusel, et algvadja keel on kõlanud mõlemal pool Narva jõge. Me ei tea, kui kaugele see nüüd lääne poole välja jõudis, aga igal juhul selle protsessi alguseks on meie ajaarvuse eelsed viimased sajandid ja varaste tarandkalmete kultuur. Nii et siit me saime siis märksõna siis Toila varane tarandkalme, mida meelde jätta ja terve suure teema ehk siis vadja ühtsuse küsimus kahel pool Narva jõge ja selgub, et Isuri lavamaa on üsna orgaaniliselt liitumas Kirde-Eesti külge. Nüüd läheme edasi võib-olla läbi aegade kõige uhkemasse perioodi kogu Kirde-Eestis ja siin on juba mõtlen Kirde-Eestit laiemalt Lääne-Virumaale välja jõudes. See on nüüd Rooma aeg, täpsemalt Rooma keisrite aeg, mida arheoloogias nimetatakse Rooma rauaajaks ja siis toimus nüüd kogu selles Kirde-Eestis, hakkame Rakvere juurest tulema, kus ma saan aru, et osa kuulajad praegu istuvad ja jõuame välja kuni
kuni Isuri lavamaani toimus väga üheaegselt, väga järsku, täiesti hämmastav kultuuriplahvatus. Kujunes välja uus kultuur, mis on väga selgelt selline Rooma mõjuline, täpsemalt Rooma piirialade kunagiste kettide siis välja kujundatud esemetüüpide edasiarendused germaansuse kaudu jõudsid ühtäkki tervikliku lainena siia Kirde-Eestisse. Ja siin on nagu hämmastav see, et varasemad ka konkureerivad piirkonnad nagu saared ja Tallinna ümbrus jäid järsku kõrvale. Et ka varaste tarakkamete kultuuris püsisid nagu kolm keskust rannaaladel. Saared, Läänemaa, üks, Rävala rannikuala, Tallinna ümbrus teine ja Kirde-Eesti rannikuala kolmas. Nüüd kaks esimest kaovad. Ja kogu see kultuurilaine läheb neist kahest esimesest mööda ja maandub mereliselt laevadelt, need esemetüübid, kultuurimõju otse Kirde-Eestisse. See on küsimus, mis tahab veel uurimist, kuidas ja miks just niimoodi. Aga üks seletus on selles, et Eestisse saabus esimene ökokriis. See varane põllundus toimus ökoloogiliselt väga habrastel loopealsetel muldadel, mis kultiveeriti üle. Nad hakkasid tagasi muutuma karjamaadeks ehk ei olnud enam võimalik jätkata endisel viisil põlluharimist. Ilmselt taandus mingil määral ka rahvastik, ehk Saaremaast kuni Tallinna ümbruseni saabus esimene ökoloogiline kriis, mille kohalik inimene oli põhjustanud. Siin Kirde-Eestis paistab, et seda ei toimunud. Ja nii juhtuski, et kui saabus järgmine ajaline periood, tuli lõunapoolne suur kultuuri mõju, siis oli neist kolmest alles jäänud koht, kuhu see mõju maanduks just Kirde-Eestis. Ja nüüd esimene koht, kus nagu need põnevad leiud lõunapoolse päritoluga välja tulid, kannab sellist omapärast nime Türsana. Seda saaks meelde jätta, seal kaevas arheoloog siis Viskovatov, aga uuris neid leide teine omaaegne arheoloog Kreving, kes ka kirjutas neist ja Krevingi kirjutus läkski rahvusvahelisele areenile. See on nüüd esimene siis uuritud, enam-vähem teaduslikul tasemel uuritud klassikaline tarandkalme. Ja praegu me räägimegi klassikalise tarandkalme kultuuri ühest piirkonnast, mis ulatub Rakveres kuni Isuri lavamaani. Ja on täiesti eripärane, väga võimas ja kogu Eesti selline juhtpiirkond oligi just seesama kultuuriala. Nii et lisame siia juurde veel tänaste nagu uurijate Valter Lang, kes on püüdnud Läänemere soomlaste tekkimise nagu tänapäevast pilti kokku panna, ka keelemehed Karl Pajusalu kujundasid välja nagu tervikhüpoteesi, et kuna on näha, et nüüd see Kirde-Eesti kultuuripiirkond mõjutas ülejäänud Eestit, et Läänemere soome keele viimane staadium, viimane vorm tekkis just sel perioodil, et vahepeal oli juba jõudnud hakata tekkima nagu erinevus, üks piirkond rääkis ühte muret, teine teist, kolmas kolmandat, aga kui tekib selline võimas kultuuritsentrum, mis kaupleb teistega, siis sidemete loojad, see on ju kaupmehed, siis naised lõid abiellumise teel siis selliseid kultuurisidemeid ja kaubandussidemeid, et hakkasid murded jälle lähenema. Ja umbes sellesse aega paigutub keeleteadlaste arvates Läänemere soome keelte ühiskeele viimane faas. Pärast seda nagu ühiskeel hakkab jälle lagunema ja lähenemisi rohkem pole olnud. Nii et selle tekke põhjuseks peetaksegi just seda, et Kirde-Eestis kujunes omaaegne selline kultuuriline keskus, mis mõjutas üle Eestit, lähendas jälle murdeid ja põhjustas siis Läänemere soome keele viimase faasi. Et igavesti äge teooria ja tasub olla uhke. Nüüd
see, et sellesse liitub ka Isuli lavamaa, see on nüüd täiesti viimaste aastakümnete nagu uuringute tulemus ja me kõik oleme palju nagu rääkinud ja teame, kuidas siis Luuga sadama ehitus oli mõeldud Tallinna Sadama nagu kaubanduse ülevõtmiseks, aga koos Luuga sadama ehitusega paratamatult hakkas maa seest seal üht-teist välja tulema, tulid kohale ka arheoloogid ja nii leiti, et ka seal on identsed, absoluutselt identsed klassikalised tarandkalmed, nagu siin Lüganuse kihelkonnas, Rakvere piirkonnas ja ka leiud on absoluutselt identsed, nii et see on üks kultuuriala. Ja nüüd teine märksõna, tuleme tagasi Jäbara juurde, et kuidagi määratleda, seesama Marta Smiidekel jätkas kaevamisi ka Jäbaras. Tema järgmised kaevamised seal olidki klassikalistel tarandkalmetel. Tänu sellele kujuneski välja üldse teadmine, mida nad kujutavad. Ta liitis kokku siis nii Türsamme kalmed kui ka Järve ja Kukkuse kalmed, mida Hausmann oli kaevanud ja sellest peale me räägimegi klassikalisest tarandkalmete kultuurist, Kirde-Eesti nagu erinevast kultuuriregioonist. Nii et kui anda sellele mingi nimi, arheoloogias on komme, et juhtivate või kõige rohkem tuntud kalmekomplekside järgi, siis see kõlab küll veidralt, ega mina ise kasutan nimetust Türsamme Jäbara kultuur või Jäbara Türsamme kultuur. Et ma arvan, et teistest keeltest on seda väga raske välja hääldada, aga nii ta päriselt on. Need on selle kultuuriala nagu esimesed kuulsad kalmekompleksid, mille kaudu ta ka rahvusvaheliselt tuntuks sai. Nii et Kirde-Eesti liitus sel perioodil Rooma maailm. Kui räägitakse, et Rooma maailmaga liitus Germaanikum, mis võttis Rooma traditsioonid ja ka riietuse täielikult üle, või ka Barbaarikum, teine nimetus tähendab täpselt sama ala, ehk ütleme Rooma mõjuline piirkond, mis on väljaspool Rooma impeeriumi piiri, siis Kirde-Eesti liitus esimese sajandi teisel poolel, teisel sajandil täiesti lahutamatult selle piirkonnaga. Ja ka riietus muutus, et kuna kasutusele tulid sõled, kogu siis jõukam elanikkond käis riietusest, kus siis sõlgede pealt riietus kinnitati ja kasutusele tuli siis Vahemereäärne riietusstiil ehk peplosskleit näiteks naistel, ka meestel sarnaselt kinnitatud, siis me oleme harjunud, et kuidas vanad roomlased või kreeklased riides käisid, tundub hämmastav, aga see stiil võeti Kirde-Eestis üle. Väga kiiresti, väga järsult. Nii et ja kui mujal kadus peplosskleit ära, siis Eestis säilis ta kuni 19. sajandi alguseni. Nii et nagu selline viimane piirkond, kus Rooma ajal meile jõudnud riietusmood veel kasutusel oli. Aga meenutame, et see on antiikaegne riietusmood. Et võib-olla nõuab ümberharjumist natukene, et kes meie esivanemad olid. Aga oma riietuselt, ehetelt, esemetelt kuulusime täiesti identselt ühte kultuuriregiooni kogu Germaanikumiga ja Rooma riigi piirialadega kuni selleni välja, et esemed siinse eliidi jaoks ja kogu Germaanikumi jaoks valmistati Rooma riigi piiri ääres lausa teisel pool riigi piiri. Näiteks Jäbara kalmetest hakkas tohutult välja tulema niinimetatud preisitüüpi silmiksõlgi. Nüüd on selgunud, et nende kõige suurem tootmiskeskus asus kaugel teisel pool Rooma riigi piiri, millega varustati kogu Barbaarikum. Nii et mereteed, jõgedeäärsed sadamad ja Rooma piiriäärsed kaubad. See on nüüd Rooma aja selline iseloomustus ja see kõik käib Kirde-Eesti kohta. Siin tekkisid ka veel omad esemetüübid ehk siis silmiksõlmede ehk sellised juhttüüpsõlgi Eesti seeria. Ja nüüd on huvitav, et see Eesti seeria liigub Kirde-Eestist teatud piirkondadesse, mis näitab, et nad olid siis sidemete nagu loomise kohad. Või sellised, ütleme, kui sõlmiti mingi kaubatehing või abielu kinnitas seda, siis silmiksõle nagu Eesti seeria sõled, mida valmistati tõenäoliselt
osad siin Kirde-Eestiski läksid kaasa. Ehk nad kinnitasid selliseid mingeid tehinguid, liitlassuhteid ja läbi selle liikus Kirde-Eesti mõju mujal Eestisse. Nii et kuna sealt Lääne-Virumaalt edasi kohe loomulik looduslik side on Järvamaaga, siis kogu see Paide piirkond ja Järvamaa moodustus nagu loomulikuks pikenduseks nüüd sellele kultuuriregioonile, millest praegu räägime. Nii, see on nüüd omaette teema, ei hakka väga pikalt arendama, aga paar märki veel, et mis vastu läks. Sel ajal nagu on ilmselgelt toimunud nagu raua valmistamise oskuse nagu omaksvõtt. Ja siinsamas Kirde-Eestis, et ühtäkki tekivad väga rohked raudesemed samadesse talvkalmetesse. Nüüd Alulinn tuleb meil jälle mängu, Alulinna ümber teiti väga palju siis sooleide, kus on nagu roomajast pärinevaid sirpe ja muid raudesemeid, siis tänaseks on nagu täiesti ühemõtteliselt selge, et soorauast, siis soomagist raua valmistamise oskus sündis sel ajal või jõudis sel ajal Eestisse, Kirde-Eestisse kõigepealt ja raud võiks olla üks selline vastukaup. Mis võiks teine olla? No neid võiks veelgi olla, aga üks on ilmselt olnud noored täis musklijõudu mehed, nii nagu vikingajalgi, kus nooremad pojad ja keskmised pojad seiklesid ja otsisid rikkust, on see olnud ka Rooma ajal. Germaani maailmas on hästi palju näiteid, aga nüüd näib, et see oli üks kaup, mis Kirde-Eestist läks, kas kaup, aga ütleme, mis läks vastu. Alulinna soost on leitud ka Rooma klaadismõõk. Siis Purtse matkalt Lüganuse kihekonnast päris Lüganuse lähedalt leiti nõnda nimetatud sõjamehe sõlg. See on kõige idapoolsem selline sõlg üldse. See kuulus selline ka massitöö rohkem, mis kuulus sõjamehe riietuse juurde. Ka silmitsõled, millest rääkisime, oli nagu sõjaväelise riietuse osa, liikus ka pikki neid Rooma või Germaani sõjaväelaagreid. Siis need kõik on siin Kirde-Eestis olemas. Klaadismõõk ei olnud kaubanduse osa. See sai jõuda ainult koos sõjamehega, kes lõpetas oma teenituse, jõudis tagasi. Sama käib sõjamehe sõle kohta. Need näiteid on veelgi, mis viitavad, et nii nagu Germaani maailm oli väga orgaaniliselt Rooma sõjalise impeeriumi osa, lõpuks ländis põhiosa sõjameestest, on ka Kirde-Eesti kuulunud samasse nagu elulaadi, kus mingi osa siinseid noori mehepoegi osales Germaani abivägedes ja võib-olla veel nii mõneski kuulsas lahingus. Aga me ei lähe siit edasi. Igal juhul see on nüüd märgiline periood kogu Kirde-Eesti jaoks. Siit saab võtta ka Lääne-Virumaa kalmeid juurde, aga Ida-Virumaa poole pealt tuleb meelde jätta kindlasti jälle Jäbara. Türsamäe nime jätsime meelde ja ilmselt võiks jätta, kes on rohkem friik, ka siis Purtse matka kalmed. Aga läheme ajas edasi. Kõik see lõppes suure pauguga. Tuli kliimakatastroof, jälle kuskil mingi vulkaan plahvatas, 3 aastat ei paistnud päike, see on Bütsandi kroonikates kirjas, rahvastik vähenes drastiliselt. Rootsis on arheoloogid hinnanud, et kuskil 1/3 võrra vähemalt vähenes, mis tähendas seda, et vana kultuurimudel kukkus kokku, jumalad osutusid valeks, kõik senised traditsioonid hävisid, rahvas hakkas omavahel toidu pärast taplema ja hakkas kultuur muutuma sõjaliseks. Kui kliima jälle paranes, hakkab välja kujunema viikingi aegne kultuurimudel, mis on väga selgelt militaarsem, tugevatele pealikele keskenduv ja nüüd hakkame rääkima hoopis teisest nagu sellisest liikumissuunast, kui Jäbara A-kalme, siis kaubandussuhted olid Skandinaaviaga.
ja ka kivikipskalmete, siis Rooma kaubandussuhted olid Reini jõeäärse piirkonnaga, Rooma riigi piiriga, Donau äärse Rooma riigi piiriga, otse sealt esemed jõudsid siia. Siis nüüd pöördub kõik ümber. Rooma riik ei ole, see side on katkenud ja hakkab ellu ärkama see Lennart Mere nimetatud kuulus hõbe Valge tee ehk meretee idasuunas. Ja selle käivitamise aeg on ilmselgelt kuskil 7. sajandi teine pool, 8. sajand ehk varane viikingaeg või ka eelviikingaeg. Ja nüüd on jälle see mure, et ei saa kuidagi mööda Lüganuse kihelkonnast. Endiselt juhtiv piirkond paistab olevat sealsamas. Selle mudeli juurde kuulus mereline liikumine endiselt, aga paistab, et elulaadi nagu keskseks tunnuseks oli sõjamehe kultuur ja arheoloog Saaremaad, just põhiliselt uuriv arheoloog Marika Mägi on esimene, kes julges nagu rõhutada, et aga miks me ei julge välja öelda, et kogu esemeline kultuur, relvad 100%, aga ka väga paljud muud esemetüübid on kõik Skandinaavia pärased. Ei ole mingit vahet, et relvatüüpidel, mis leitakse Eestist või leitakse Skandinaaviast. Tegemist on ühesuguse sõjamehe relvastusega. Ka riietuse juures kasutatavad tehted pärinesid sealt. Ühtäkki hakati siis hoburot sõlge igal pool kandma, mitmed muud sõletüübid tulid ehk poliitilist poolt me väga ei tea, aga paistab, et kui nüüd ühiskond uuesti taastus pärast kliimakatastroofi, siis see mõjuvool tuli kõik teiselt poolt Läänemerd seekord, võtsime sealt, nüüd üle võtsime Skandinaavia kultuurimudeli, kui enne võtsime siis Rooma riigi piiri äärde kultuurimudeli, nüüd võtsime Skandinaavia oma. Ja kuna moodi on läinud siis detektoritega hobi uurimine, vahel ka rööv uurimine, siis plahvatuslikult on kasvanud esemete arv, mis sel moel maa seest välja tuleb ja selgub, et nüüd siit Ida-Virumaalt, Kirde-Eestist, jälle eriti Lüganuse kihelkonnast tulevad välja esemed, mis kuulusid selle aja Skandinaavia eliidi ja ainult eliidi juurde. Näiteks Varjalt, mis on üldse kõige aarete rohkem kant, ilmselt kogu Eestis tiheduselt, tuli päevavalgele nõnda nimetatud karpsõlg. Selline uhke karbitaoline, kus naine sai panna ka veel mingi, nagu ka väike selline hoiukarp oli, midagi veel sinna hoiule, oli rinnapealne selline, ka siis kahe poole õlgadel kinnitud sellega. Eestis paistab, et võib-olla oli ühes õleviis ka Karjalas, aga ka see liikunud kaubandusega. Et põhiliselt olid kasutusel Ojamaa eliidi naiste riietuses ja väga suure tõenäosusega pidi selline sõlg liikuma koos naisega ehk olema siis abielulepingu nagu tõestus. Ehk sellise lepinguga ilmselt turvati kaubateid. Ja sedalaadi nagu Skandinaavia eliidi ehteid tuleb järjest rohkem Eesti põhjarannikult ja väga palju ka siit Kirde-Eestist, mis tähendab seda, et skandinaavlased, et varased viikingid põhjarannikut mööda liikudes kindlustasid kaubarahu lepingutega. Ja üks koht, mis oli neil ilmselt oluline, kus siis ütleme see samm, mida viikingi laev algselt ilma purjedeta siis nagu eeldab, et on vaja rannale minna ööbima, et see võis olla Purtse jõe suue ja selle kandi ümbruses kõige rohkem neid ongi sellised leide. Järgmine, mis on plahvatuslik, et kui nüüd see kaubatee lõpuks jõudis välja araablasteni ja seda kaubateed mööda hakkas liikuma hõbe, siis on üks koht, kus kogu selle kaubatee ulatuses ta esimesena nagu maapinda jõuab. Ja see on Kirde-Eesti.
et praegu on väga põhjalikult uuritud kogu seda varast hõbevalget teed, millal üldse Araabia hõbemündid nüüd hakkavad jõudma siis peitleidudesse selle kaubade ääres ja üsna üheaegselt siis ütleme a la sealt 1800 natukene enne, natuke peale, aga see võiks olla selline tingnimetus, 1800 tekivad esimesed hõbeaarded selle kaubade ääres. Ja see koht, kus nad siin põhjakaldal kõigepealt pinnasesse jõuavad, see on Kirde-Eesti. Ja väga arvukalt mitmes kohas. Ja siis esimene tõeliselt suur, need esimesed hõbeaarded on Araabia müntidega väga väikesed, mõni üksik münt. Nagu ikka, kui uus protsess käivitub, hõbedat on veel vähe, aga esimene massiaare tuli juba enne teist maailmasõda välja Kohtla vanalinnas, kus olid sajad ja sajad varased Araabia hõbemündid, mis asjad pärinevad ka üsna pikast perioodist. See tähendab, et siin tekkis ikkagi, ütleme, selline seltskond, kes lihtsalt ei aidanud siis turvaliselt ööbida nendel kaupijatel mõnes sadamas, vaid osalesid ise kaubanduses. Ja siin on päris palju edasi mõtelda, et kuidas jõuda nüüd ikkagi selleni, milline ühiskond sel ajal siin, nüüd me räägime juba ka Jõhvi kihelkonnast, Jõhvi ja Lüganuse kihelkonna baasil tekkis, kuidas nad reaalselt osalesid selle kaubateel. Aga fakt on see, et selliseid aardeid on järjest juurde tulemas, praktiliselt iga suvi tuleb mõni varane, ka hilisemalt tuleb juurde hõbeaare siit Ida-Virumaalt, mis lihtsalt kinnitab seda mudelit. Nii et me saime nüüd kätte teise suure tõusuperioodi ehk varane viikingaeg ja põhjuseks osalemine hõbevalge tee kaubanduses. Nüüd tasub minna lugema Skandinaavia siis vanu kroonikaid, saagasid, nagu neid nimetatakse, ja neid on eri liiki, vanemaid nimetatakse legendaarseteks ja sealt joonistub välja pilt, et idapoolsetel aladel tekkis Kardariike riik või ka algselt lihtsalt Kardar ilmselt, millega olid tihedad sidemed, kus olid Skandinaavia valitsejad. Kõik märgid näitavad, et see riik asus ümber Laadoga ja selle keskuseks oli siis vana Laadoga linn. Ja me teame tervet rida siis valitsejaid, legendaarseid küll, tervet lood on nendega seotud, kuidas nad liikusid oma vägedega või ka lihtsalt sõitsid edasi-tagasi, nad kõik liikusid pikki põhjarannikut. Ingvar ei ole kaugeltki mitte esimene sealt, tema on juba õige mitmes selles sarjas, see, kes nüüd kuskil Lääne-Eestis Saaremaal olla surma saanud. Nii et siin tekib nüüd see võimalus hakata vaatama, kes võisid tol ajal ööbida meie sadamates. Kõige siin Kirde-Eestis ilmselgelt kõige tähtsam ja olulisem viikingi sadam on olnud Purtse jõe suudmes. Teine ilmselt Toilas Püha suudmes. Ja kui jätame need legendaarsed kuningad kõrvale, siis juba palju konkreetsem ja muude allikatega seotud periood pärineb siis perioodist natuke enne aastat 1000 ja veidi peale, kus järsku on hämmastavalt palju viiteid siis läänepoolsetele kuningatele, just Norra kuningatele. 4 kuningat järjest on sõitnud siis Kardariikesse või Vana-Venemaale, Vana-Vene riiki. Nüüd meie oma keelepruugi kohaselt kõik kirjeldused, mis aastatel need võisid olla, hakkame siit Rügassonist peale, kes ka ilmselgelt viidi siit pikki põhjarannikud ka tagasi tuli samamoodi, siis Olav Püha või Paks, nagu ta algselt oli, siis viimane vikikuningas Hardraade, kes sai surma samal aastal, siis püüdes Inglismaa trooni nagu ka William Vallutaja. Sellepärast William Vallutaja võitiski, et enne seda oli suur lahing Haraldiga
mis inglastel õnnestus võita, aga olid nii palju nõrgenenud, et William Valluta juba kohe pärast seda saab ise ikkagi siis võttis võimu üle, aga Haraldil nii hästi ei läinud, aga ka tema on mitmel korral sõitnud edasi-tagasi. Siis Olav Püha poeg, Magnus samamoodi. Nii et mööda seda rannikut on liikunud suured viikingi laevade siis sellised karavanid, küll sõjameestega, küll põgenikega, poliitpõgenikega ja ilmselgelt on nad peatunud siis meie sadamates. Nii et põhimõtteliselt esimene poliitajalugu, mina olen tegelikult mänginud, et kes võisid siis Purtse sadamates käia. Ja olen teinud ka sellise ajaskaala, et mis aastal 1, 2, 3 tähtis mees, kui palju laevu. Nüüd ma olen tõesti ajastus, kus saab teha esimest Ida-Virumaa sellist poliitilist ajalugu, kus on nimed, kes on siin reaalselt päris kindlasti olnud. Ja veel on tähtis, et me oleme nüüd esmakordselt ja tõestatud sees ka vana Vene riigi ajaloos. Et Vene kroonikates on päris põhjalikult juttu siis Vladimir Pühast ja Jaroslav Targast, kes on üsna samalaadsed sellised vikingilaadsed valitsejad ja jälle kirjeldused, kuidas nad sõitsid siis Skandinaaviasse, siit tagasi, kuidas neile tulid siis palgasõjaväed Skandinaaviast, mis ajal tulid ja kõik nad on peatunud meie sadamates. Näiteks kui Vladimir Püha siis alustas troonivõitlust, ta kõigepealt läks Rootsi, sai sealt suure uhke viikingite sõjaväe toeks ja sellega sõitis siis Venemaale võimuvõitlusse. Tema poeg Jaroslav Tark, kui isa suri aastal 1015, tegi täpselt samamoodi. Kõigepealt sõitis Rootsi, tagasi tuli viikingi sõjaväega ja siis läks möllama, et kes siis poegadest võimu endale haarab. Ja kui oli vaja naist võtta, siis saadik läks Rootsi ja siis legendaarne Rootsi kuningatütar Ingegard tuli suure viikingi sõjaväega, tuli piki põhjakallast ja läks talle naiseks. Ja üks neist viikingitest siis hakkas valitsema siis Vana-Ladoga piirkonda. Ja need on kirjeldused, kes seal osalesid, kui suured väed ja need kõik on olnud sadamates, aga mitte alati need nii hästi. On üks isik, kellest on terve saaga, see on Ingvar mererändaja, kes läks 30 laevaga, siis viimane suur seikleja oli Jaroslav Targa teenistuses mõned aastad ja siis läks Kaspiat ründama sealseid siis Pärsia riike ja lõpuks sai hukka seal ja Kesk-Rootsi on täis tema laevaretkel hukkunuid ja üks ruunikivi matuse kirjaga on siis mehele, laevapealikule, Sebele, kes langes Askalas. Millega arvatakse, et see on nüüd valesti kirjutatud Eesti, et Astalat peaks olema, läks seal üks täht valesti, aga Astal ongi Askal. See tee läks Askalast mööda. Askal on Lüganuse kihelkond sel kujul nagu Taani hindamisraamatus on. Nii et ja see reis oli kuskil niimoodi aastal 1040 ja umbes sealkandis. Nii et me saame nüüd ühe reaalselt toimunud ja kroonikas kirjas sündmuse, kus on viikingi laeva pealik hukkunud. Lüganuse kihelkonna kandis on olnud mingi tüli ja nimi on ka käes. Ja veel võime kujutada, et kui nüüd terve Ingvari laevastik läks mööda 30 laeva, paneme igast ühte mingi 50 sõjameest, see oli terve suur sõjavägi. Tookord oli see väga suur sõjavägi. Et kuidas see käitus? Kuidas toimus majutamine, kus nad olid seal Purtse suudmas, see on hästi palju põnevust. Aga nüüd järgmine asi, et nüüd on ju olnud ka järjekordsed kaevamised Purtse Targalda linnamäel ja ka eelmine kaevamine näitas, et sealt on tulnud välja mitu perioodi. Ja kuskil just sel ajal, millest me praegu räägime, on üks periood lõppenud ja pärast seda on Purtse linnamäge tunduvalt tugevdatud, aga linnamäe valli on jäänud nooleotsad, mis on Skandinaavia pärased. Siis järsku on sel perioodil
hästi palju hõbeaardeid. Lüganuselt kuni Jõhvi kihelkonnaga välja. Ehk see periood, millest me praegu räägime, kus see Ingvar liikus oma sõjaväega, kus on üks viikingipealik langenud, kus need sõjavägesid on liikunud ikka üsna tihedalt, siis on olnud päris kindlasti ka ohtlik ja on põhjustanud hõbeda maasse matmist. Järsku ühel perioodil 1030. aastat selle paiku on põhjustanud ikkagi nii palju hirmu, et maasse ja ilmselt ka siis konfliktis hukkumisi, et maasse on jäänud ebatavaliselt palju hõbeaardeid. Nii et see on üks põhjus, miks ka hõbedat on järjekordselt niivõrd palju, et poliitilised sündmused põhjustavad seda, et osa inimesi hukkub ja tema poolt maha maetud hõbe jääb lihtsalt sinna alles. Nii, aga hüppame edasi, kus me nüüd ajaga oleme? Väga kaugel oleme. Hüppame järgmisse perioodi, munase lõppu. Et nüüd on küsimus, et kas kogu see aeg, nüüd see piirkond osales muistes vabadusvõitluses. Vastus on, et ei osalenud. Nüüd järgmine koht, mille meelde jätame, on Kukruse kalmistu, mis tuli tee-ehitusel juhuslikult välja. Kukruse kalmistu on ilmselgelt rahuaja kalmistu. Väga jõukad naised, paistab, et naise roll on olnud väga eriline, aga vabadussõda ei paista mitte kuskilt. See tähendab, et Kirde-Eesti alistus lepingutega sõdades märgatavalt ei osalenud ja et märkimisväärne osa siinset ülikonda pidi alles jääma. Et see tasub meelde jätta. Ja ka teised kalmed, mida on kaevatud, näivad seda kinnitavad. Ja nüüd hüppame kiiresti järgmisse märksõnasse, see on nüüd Taani aeg. Taani aja ilmselgelt Narvat veel ei ole, meil on 13 sajand, Narva tekib 13 sajandi lõpus. Ilmselgelt on selle perioodi keskus olnud Purtse kandis, ilmselt Purtse Linnamägi. Purtse kaevamised näitavad, et Purtse arendati väga võimsalt välja. Ja kõige võimsamad kindlustused ongi tekkinud seal 13. sajandil. Ja päris märkimisväärne osa vasalle kannab kõik, kes on teada, väikevasallid kannab Lüganuse kihelkonna külade nimetusi. Ka Purtse nimeline vasall on täiesti olemas. Et siit tuleb küsimus, kes haldasid kohalikke linnuseid, sama käib ka Pada linnuse kohta Taani ajal. Ja kõige tõenäolisem versioon on see, et need olid kohalikud ülikud, muinasmõisnikud, kuningad, kelle võim jätkus, kes muutusid Taani vasallideks ja maksid makse nüüd Taani kuninga esindajale Tallinnas ja võimukeskuseks endiselt Purtse Tarakalda Linnamägi. Ja mis on nüüd viimase kaevamise kõige suurem sündmus, et see on nüüd elulaad. Millist elulaadi need kohaliku päritolu vasallid võisid harrastada. Purtse Linnamäelt tuli välja nõnda nimetatud kivikeraamika nõu põhjatükk. See on selline siis keskaja linnades esinev importkeraamika, mis ongi linnakeskkonna ja siis selliste rüütimõisate nähtus, jooginõud, mis on imporditud sealt Germaani aladelt. Aga nüüd on ta Purtse Tarakalda linnuses, kus tõenäoliselt olid Eesti soost vasallid, mis tähendab, et nüüd need vasallid, kes muutusid Taani vasallideks, hakkasid üle võtma ka siis uut elulaadi. See on nüüd esmakordne, et üheltki teiselt linnuselt ei ole praegu veel sellelaadseid uue elulaadi nagu tõendusleide leidnud, aga seekord Purtsesse välja tuli. Nõuab ka ümbermõtlemist, et kuidas me hindame 13. sajandit. Nii et Purtse Linnamägi on üsna märgiline selles osas. Nüüd järgmine, mis tasub meelde jätta, on siis, mis toimus tegelikult üleülestuse ajal. Et see on nüüd ülestõus, mis kirjutati Eesti ajaloo teises köites sisuliselt välja, seal ülilühikese lõiguga ja
nagu olemuslik asi kõik puudub. Kogu ajalookirjanduse jälgimine näitab, et kogu see vasallide seltskond on väga muutunud, paljud Eesti külade, ka Alutaguse piirkonna nimedega, külanimedega vasallid kaovad. Väga selge muutus on ürikutes ja Purtse Linnamäe lugu lõpeb Pada Linnamäe lugu, Taani-aegne lugu, lõpeb Varbola Taani-aegne lugu. Neid kõiki arendati Taani ajal edasi, elu jätkus. Purtse Linnamäe hiilgeaeg ilmselt ongi Taani ajal ja see kõik lõpeb. See tähendab, et mõnes mõttes võiks selle muinasaja lõpu jätku ikkagi veritada kuni Jüri ülestõuseni ja siis toimub olemuslik murrang. Aga see on ka teine teema, aga me saime nüüd paika järgmiste märgilise koha, see on nüüd Purtse Tarakalda Linnamägi, mis on väga põnev koht ja mida tasuks edasi uurida selleks, et saada vastuseid ja ka Pada Linnamägi kindlasti edasi. Mis elu toimus Taani ajal? Kui valdav osa vägedest moodustasid tegelikult Eesti soost sõjamehed ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd järgmine asi, mis ühendab nüüd Rakvere kuulajatega. Me oleme Taani ajas ja me oleme siis perioodis, mille algusaja üheks märksõnaks on suurvasall Kiivel, kellele kuulus ka osa Purtse külast. Ja kui nüüd tuleme tagasi Vadjamaa juurde, siis on nüüd selged poliitilised märgid, et see Kirde-Eesti Vadja ühtsus ei ole kuhugi kadunud, sest kogu see vallutus pidi orgaaniliselt edasi minema ka Vadjamaal. Ja üheks juhtisikuks selles paistab olevat Kiiveli isik. Ja ei pruugi olla juhus, et nagu Tõrma külast on tulnud 3 nagu Vadja-laadsete esemetega aaret välja. Et Kiiveli valdusest. Et need sidemed, millest me rääkisime, mis olid väga märgatud Rooma raua ajal, paistavad endiselt edasi kestvat ja ka see poliitilise ühtsuse soov, et nüüd uues olukorras uute valitsejatega oleks 2 Narva ja Kallast nagu ühes poliitilises ühenduses, paistab jätkuvat. Jälle ma täna jõuan Kiiveli isikuga nagu väga edasi minna, aga meelt tasuks jätta, et sel perioodil on väga suur nagu muutus selles, et nüüd Alutaguse osa läheb kogu selle segaduste tulemusena Valkena kloostrile. Ehk valdav osa Jõhvi kihelkonnast, Iisaku kihelkonnast, osa Lüganuse kihelkonnast on kloostri valdused. Ja ehitatakse sel ajal välja ka Jõhvisse kirik, mis on täiesti erilaadne. Seda tüüpi kirikuid ehitati siis sisestaste kloostrites, kus on altrialused keldrid ja selline suur kastitaoline kirik küll Valkenal, küll Padisel. Ka piiskopi kirikud on sellelaadsed. Ehk meil on suur küsimus, mis oli algidee Jõhvi kirikule. Sel ajal ka määrati paavsti poolt Vadja piiskop, määrati uue kloostri ehitamise otsus, aga klooster käib siis nagu vallutuste eel. Ka Valkena klooster ise oli nüüd selle eesmärgiga, et toetada vallutuspiirkonda siin Eesti idaaladel, nii nagu Dünamunde klooster toetas vallutust Läti aladel, liidlaste aladel, et seda kloostrit ei loodud, aga valdused tekkisid, need läksid Valkena alla. Nii et poliitiline ajalugu on märksa teistsugune ja see kõik lõpeb nagu 14. sajandi teisel poolel, kui paistab, et kloostri valdused on liiga nõrgad piiri kaitsmiseks, sest kloostri talupead olid vabastatud relva kandmisest. Piiri kaitseks on vaja relvameest. Ja märgiline sündmus on 1367, kui Jõhvi kiriku all toimus suur lahing, mis kaotati jälle üle idapiiri tulnud vastasega. Kirik hävis ja pärast seda ehitatakse seda kindluskirikuks. Eesti ainsaks päris kindluskirikuks ringmüüriga, suure kaitserõduga, vallikraaviga, nii nagu kuskil seal vastu Türgit, seal Transilvaanias need kirikud olid, mis on välisvaenlase vastu ehitatud. Ringmüüriga kirikuid rohkem ei ole.
Eestis. Aga umbes samasse perioodi jääb nagu see, kus siis varsti pärast seda Valkena klooster vahetab orduga hiigelsuured valdused ja kaob ära üks siis komtuurkond, Kursi komtuurkond, mis on Valkena peakloostri lähedal, see läheb Valkenale ja Valkena Alutaguse valduste baasil tekib täiesti uus voogtkond ehk Vasknarva voogtkond. Ja põhjapoolne osa siis läheb Narva vooktile. Eks kogu selle mõte on selles, et anda jõudu piirikaitseks. Tekkis uus piirikindlus, uus voogtkond ja talupojad, kes hakkasid nagu ülal pidama ja ka teenindama piirikaitset, millist kohustust nagu kloostri talupoegadel ei olnud. Nii et paistab, et olukord läks päris pingeliseks, aga see on pikem teema, et meeles pidada, et keskaegne Alutaguse ja Kirde-Eesti nägi välja totaalselt teistsugune, kui on ajalooõpikutes, totaalselt teistsugune. Sarnast ka ei ole mitte midagi. See tuleb lihtsalt kirjutada nüüd õpikutesse sisse. Aga läheme edasi. Et järgmine põnev küsimus, kui me tuleme vadja teema juurde, et me oleme rääkinud Jõuga kalmistust. Kõige suurem säilinud siis Kääbas kalmistu. Selle kalmistu tegelik tekke suureks muutumine on 13. sajand ja 14. sajand. Kellele kuulus Jõuga? Valkena kloostrile. Tasub jälle harjuda, et see Kääbas kalmistu on Valkena kloostri katoliiklastest talupoegade kalmistu, kes lubasid Kääbas vormi nagu ilmselt polnud see probleem, et nüüd nad kääpad kuhjasid matuste peale. Aga me peame harjuma sellest, et need vadjalased ei olnud mitte mingid õigeusulised, nad olid Valkena kloostri katoliiklastest kloostri talupojad. Sama käib ka Kuremäe hiigelsuure, kahjuks hävinud kalmistu kohta ja nii edasi. Et ka see vaade tuleb, meil on järgmised märksõnad, Kuremäe kalmistu, siis Jõuga kalmistu, keskajalne pilt on hoopis teistsugused, vaade vadjalastele täiesti teistsugune. Ja kogu see ajastu lõpeb 1558 Liivise alguses, kui üks esimesi rünnatavaid objekte on Jõhvi kindluskirik, mida tatari kaan, endine kaasanik kaan Šikalei, kes nüüd on vaid siis Juhan Julma teenistuses, tema väed 2 korral ründavad Jõhvi kirikut. Esimesel korral kindluskirikut siis õnnestub kaitsta, teisel korral ta vallutati, kirik põletati ja rohkem kindluskirikuks nagu seda tagasi ei taastatud. Et sellega lõpeb nüüd Jõhvi kindluskiriku ajalugu, lõpeb keskaeg Alutagusel, mis tuleks kirjutada täiesti teistsuguseks ja algab juba rohkem tuntud uus aeg, kus on uued märksõnad. Jõhvi kiriku puhul on sellest kindlasti nagu Eesti esimene siis praaskondlik või maakondlik laulupidu, üldse Põhja-Eesti esimene laulupidu ja muud taolised asjad, mis ilmselt jäävad nüüd kella järgi järgmiseks korraks, aga võtame nüüd hästi ruttu kokku nüüd eelmise perioodi. Et meil on nagu uhkuse tundmiseks üks eriti magus aeg, see on Rooma rauaaeg, kus kindlasti kogu Kirde-Eesti, ka Lääne-Virumaa nagu põhiosa, siis idapoolne ja keskosa kuulusid sellesse Tarand Kalmete väga omanäolisse kohalikku kultuuri, mis oli juhtivpiirkond Eestis ilmselgelt, siis nagu Kiviõli Kalmete ajal saime, et on tegemist 1-3 juhtivast piirkonnast, aga rahvastik oli hoopis germaanikeelne. Siis saime kätte veel ühe uhke perioodi, see on siis eelvikingaeg ja vikingaeg, kui tänu siis rannaäärsele asukohale oli siis juhtiv roll hõbedakaubanduses, pärast läks siis germaani hõbeda teenindamiseks, mis kõik tahab nagu uurimist, aga päevselgelt on siis vähemalt eelvikinga ajal nüüd selline Alutaguse osa ja jälle eriti Lüganuse piirkond olnud ikkagi päris juhtival positsioonil. Üldse nagu esimene, kus hõbe hakkas maast jääma, ilmselt esimene kaasalööja sellel hõbedakaubanduses ja siis ta levis kiiresti kogu selle rannaala ulatuses, selle Kirde-Eestis. Ja
ja ma arvan, et need 3 märksõna tasuks nüüd igal juhul meelde jätta ja 4. märksõna, mis on mulle eriti hingelähedane, et kirjutame keskaegse Kirde-Eesti ajaloo ümber. Seal on nii palju infot, mis on juba olemas, mis on kõik ajalooraamatutest väljas. Sama Kiivel isik on uskumatult võimas, aga kogu see Valkena kloostri osa, keskaegsed mitmed objektid, kindluskirikus rääkis, mille roll on ikkagi hoopis teistsugune. Aga jätame sellega meelde, see on tuleviku jaoks. Et uus aeg jääb mõne järgmise loengu teemaks. Mulle tundub praegu nii, kui ma kella vaatan siit arvutist. Kas sellest oli abi? Ja aitäh, Vallo. Tundub tõesti, et ega me tänasesse päeva välja ei jõua selle ajaga. Ma lihtsalt hakkasin lugu rääkima, oli väljakutse, et ma tegelikult tekst hakkas ise sünnitama ennast. Ja, ei, väga hästi, väga huvitav oli kuulata. Aitäh. Ja meil siin tekkisid mõned küsimused ka vestlusesse, ma hea meelega heidaks pilgu peale ja kuulaks veel neile ka vastuseid. No esimene küsimus võib-olla ei ole niivõrd ajalooga seotud, aga puhas inimlik uudishimu on siin, et miks sul on USA lipp taustal Eesti lipu kõrval? Üks tähelepanelik vaataja küsib. Kuna mina olen siin kabinetis väga uus, siis sellised lipud näitavad kontakte ja suhteid ja nii ta ilmselt ongi. Ma ei kahtle üldse, lihtsalt ma pean küsima täpselt, et millise kontakti ta siia jõudis. Ja, no see nii väga teemasse ei puutugi, aga vaatame edasi. Väga ei vaata, aga et väga hea tähelepanek, ma uurin järgi kohe. Ja. Siis siin on, Terje on uurinud siin, et mis sajandil see päike ei paistnud 3 aastat, aga siin on juba Valdur vastanud ka kohe, et 6. sajandil siis see vulkaanipuske tagajärjel ilmselt, jah? Päris palju kirjandust, eriti siin Põhjamaades, kuna ta ikkagi mõjutas kogu kultuurielu aga Eestis on siis Tvauri, arheoloog Tvauri sellest ka eraldi artikli kirjutanud, tasub panna otsigusse ja nii eesti kui inglise keeles, aga sellest on ka palju rahvusvahelist kirjandust. Bütsansi kroonikates on ka juttu, kuidas 3 aastat päike ei paistnud ja nii et ja periood läks oluliselt külmaks, et see on omaette põnev. Hästi, aitäh. 4 viikingi lugu jäi ka siin kõrva, et kes meie rannikul siin sõudnud on ja palutakse täpsustust, mis need nimed siis nüüd täpselt olidki. Esimene, ütleme, need legendaarsed kuningaid läheb seal vanades kroonikates ju väga kaugesse aega, aga Olav Tryggvason, kui nüüd jälgida ka tema nüüd, kui ta lapsena vangi langes ju, võeti, eks ju, et see pidi olema kuskil siin Põhjaranniku kannist ja võis olla ka Tallinna pool, eks ju. Aga pärast, milles ei saa üldse vaielda, ütleme, kus ta siin nagu oli lapsena, liikus mitmes kohas ja mis turule tuli nüüd see Novgorodi siis viikingi pealik, kes seal, ütleme, sellised palgalised armeed olid viikingitest koostatud tol ajal Venemaal, eks ju, ja kui toonane siis viikingi pealik tuli siia, makse kogu, mis koht see oli, aga kui ta läks tagasi, siis ta läks pikki Põhjarannikud, ei saa üldse vaielda ja tema on igal juhul käinud, siis järgmine on, mis on väga põnev tegelane, on Olav Püha. Algse nimetuse kroonikates Paks, sest ta oligi kogukas mees, see on ristiusu, ka Tryggvason on nagu ristiusu algusega seotud kristlik valitseja. Siis 2 möödasõitu minek siis Jaroslav Targa juurde Pagulusse ja siis tagasisõit. Siis järgmine on Harald Hardrade, viimane viikingi kuningas, teda nagu peetaksegi nagu edasi tuleb kristlikud kuningad, ka nad kõik olid kristlikud, eks ju, aga ikkagi viikingilaadse elulaadiga. Et viimane päris viikingilaadse elulaadiga kuningas oli Harald Hardrade, sõitis Jaroslav Targa juurde nagu teenistusse, nagu noored viikingipealikud sõitsid siis oma sõjasalgaga ja siis
võitlesid seal Jaroslavi jaoks, sealt edasi läks Bütsantsi, Jaroslav andis talle oma tütre veel naiseks ja tagasi tulles ta tuli juba suure sõjaväega siit Eestist läbi, võttis Norras võimu. Ja nii ka see Olav Püha tuli piki põhjarannikut ju sõjaväega, millega läks Norras võimu võtma tagasi. Ja siis Olav Püha poeg Magnus, kes jäigi siis Jaroslav Targa saatkonda, algul läks siis väikse lapsena siit mööda ja pärast tuli tagasi ja võttiski võimu jälle, et ta kasvas üles siis Jaroslavi õukonnas. Ja väga, ma olen ka püüdnud markeerida, mul on üks seal näoraamatu kirjutus, et mida võiks kujutada see seltskond, kui siis Ingegard sõitis siis oma tulevase mehe juurde pikki põhjarannikut. See on siis kuulus Jaroslav Targa naine, väga targaks naiseks peeti, see on omati lood, et kuidas see kosjasobitamine käis, aga tal oli ka väga suur viikingi sõjavägi kaasas, siis veel suur saatkond kaasas, oli ka väga suur laevastik, kes peatus siin sadamates ja mina olen nagu markeerinud päris kindlasti Purtse sadamasse, et mis seal toimus sel ajal. Siin saab teha igasuguseid selliseid teemaüritusi kuskil sadamakohtades, kõik Lääne-Virumaa sadamakohad, et ju nagu tänapäeval moel, eks ju, markeerid minevikut. Nimed ja kohad ja sündmused juurde ja teha sellised show'd. Jaa, see on väga põnev just nende isikutega siduda tänapäeva teenuseid ka, et Olav paksu pirukaid pakkuda või midagi sellist, et on lugu juurde ja... Olavi kultus tekkis ju kohe pärast seda ja Olavi nimelisi kohti on ka ebaneelikult palju põhjarannikul ja on ka seal Purtse suudmes üks koht ja praegu on täiesti need uurimisteemad, kus püütakse seda Olavi kultuse levikut nüüd paika panna ja neid sidemeid, et siin on ka akadeemiline ajalugu tegeleb sellega. Väga põnev, jaa. Siis on tulnud küsimus ka veel Purtse sadama kohta, et sa rõhutasid siin sadama tähtsust ja Pühajõe sadamat samuti. Küsimus on siis, et kui oluline oli selle kõrval sinu hinnangul samal ajal ka Toolse sadam või Mahu sadam või Padajõe piirkond, et mõlema ümbruses on samuti neid linnamägesid palju? Ka väga olulised, lihtsalt, et kuna Purtse juures nüüd, kuna edasi tulevad Kaug-Uiba sood, siis see tagamaa on olnud nagu kompaktse ja kõik see, mis nüüd seal sadama kaubavahetuses ja koha peale jäi, siis Purtse puhul on ta jäänud suhteliselt kompaktsele alale. Et nüüd seal mahusadamad ja seal nagu see kõrgem maa jääb kaugemale. Et ütleme, see hõbe ja kõik, mis on nüüd sadamast maale tuli, see on liikunud väga suurele perioodile ja ütleme alale ja seda kontsentratsiooni nagu Purtse suudmes, kus edasi ongi juba Soinala, eks ju, et kus siis ta kontsentreerunud see sadamast tulnud kaup ja hõbe ja kõik väga kitsale alale ja kus tuli mingi sõjaretk või epideemia, siis ta jäi ka maapinda selle kitsale alale. Ja Jõhvi kandis on umbes sama, et kuigi see on väike sooriba nüüd siis Pühasuudme ja Jõhvi kõrgustiku vahel, siis Jõhvi kõrgustiku põhjaosa on jälle, tegelikult kuni mäetabuseni välja, on ju suhteliselt kompaktne, ümber on kõik sood, kus jälle on massiivselt seda hõbedat maha jäänud. Et kui see tagamaa oleks suurem olnud, siis ütleme, see sadamast tulev kraam hajuks nagu suuremal alal. Et siin on ta nagu maa on nagu territoriaalselt väiksem olnud. Et nüüd Lääne-Virumaa sadama kohtade tagamaa on nagu kaugemal asunud ja nagu hajub natuke ära nüüd see nähtavus, et mis täpselt sadamast maale jõudis. Aga üks küsimus veel hõbeda kohta oli siin ka, et mis ajal see Araabia hõbe siis täpsemalt Eestisse liikuma hakkas? No ega arve ju väga küljed üle, aga müntidel õnneks on nüüd ka perioodis ajad teada. Et Araabia hõbe on hakanud jõudma mitte ainult Eestisse, kogu selle hõbevalgele teele siis 8. sajandi lõpukümnenditel, kahel viimasel lõpukümnendil. Et esimesed maha maetud aarded hakkavadki nagu numbriga 700 seal, 80-90 on üksikud kõige varasemad. Ja nüüd ongi nagu, mis on selle tõelised ahaa-efektid, et nüüd tänu tektrimeestele tuli siin Vitsiku külas välja üks selline ka
790 aastate aare ja nii mõnigi teine väike võiks ka kuuluda veel samasse. Need on üldse kõige esimesed üldse kogu selle tee ääres olevad kõige esimesed maha maetud aarded. Et praegu paistab, et kui see tee läks käima nüüd hõbeda liigutajana, siis on see koht, kus on olnud ikkagi mingi pealik, kes on otseselt osalenud ja saanud osaks sellest hõbedaks, ikkagi olnud siin seotud nii Purtsejõe kui Pühajõe sadamaga, sest Vitsiku aare ilmselt on seotud Pühajõe sadama kohaga. Nii et kuidas täpselt toimus nüüd need kaubandustehingud, kuidas nad osalesid seal, et siin on hulka nuputamist, aga päriselt teada ei saagi, aga fakt on selles, et nüüd nende kahe sadama koha juures olnud kohalikud pealikud on ikkagi kohe algetapist peale nagu osalenud selles kaubavahetuses. Selle üks võtmepunkt on siis Vana-Laadoga tekke läheb ka umbes samasse aega ja täpselt samaaegne üks saare on leitud ka sealt, ka väga varajane. Siis ei tohi unustada, et ka Purtse linnused tekke langeb, need väiksed varavikiga linnused, neid tekkis nagu mitmele poole, aga Purtse ääres tekkis need kaks. Uurit on siis Purtse Tarakalda rinnamäge, mille tekkeaeg on ka sel ajal ja ilmselt kuulub sellesse aega ka nüüd Lüganuse kiriku koha peal olnud väike linnamägi, mis pärast jäeti maha. Seda ei ole kaevatud, aga seal ees olev väike asula, kuna sinna taheti üks hoonet ehitada, mis on praegu ainuke võimalus arheoloogilisest kaevamist, siis tuleb see hoonekoht läbi kaevata. See näitas, et see asula tekkis ka kuskil 8. sajandil ehk linnusega tõeliselt koos. Et me saame Purtse jõe äärde kaks varajast sellist eelvikinga linnust ja hiljem jäi neist ainult sadama kohale lähemal olev, mis ka ehitati väga suureks välja, aga need varased ongi väiksed olnud. Et neid on seal koguni kaks. Nii et see viitab, et selle sadama koha pärast konkureeris nagu mitu ja siis on nüüd Pühajõe sadama kohta on nagu mõlemad sadama kohta ennast praegu otsitakse. See on üks, loodame, et õige pea nad mõlemad leitakse, aga täpselt praegu paigas ei ole, aga nagu Toila kalmest oli juttu, sellel on üks kiht nagu peale maetud ja see on varasel viikinga ajal ja sinna on nagu tehtud laevatus peale. Mis tähendab, et kui nüüd eelviikinga ajal see meretee käivitus, siis on olnud Toila kandis üks pealik, kes on osalenud mereteel, sest ta on lasknud ennast matta selle vanale Rooma rauaaegsele kivikalmele peale, kuna koht oli ilmselt hästi tähtis, endiselt oluline, siis tema lasti ennast matta sinna kalme peale koos paadiga. Selle paadi needid on siis seal niimoodi segamini säilinud. Leiud nüüd seal ka pealmises kihis, kus see paat oli, on siis sellised, mis näitavad, et olid tihedad sidemed Loode Soomega, aga see viikingi tee tuligi ju üle siis Loode Soome, sealt siis lõunakaldele ja edasi, et seal on ka kinnitavad, et olid kaubasidemed juba olemas. Nii et ilmselgelt on, kui juba paadis matus on, siis oli laev sümboliks, et sa osalesid ikkagi nagu laevnikuna seal mereteel. Võib-olla, tõestama ei saa. Ja siis on veel küsimus Narva jõe kohta. Kadri soovib teada, et milline oli Narva jõe roll nendel aegadel ja miks Purtse jõe äär oli esimesel kohal juhtivpiirkond ja mitte võimsam ei olnud Narva? Ka tänapäeval on väga keeruline elada seal Narva jõe kahe kallastel. Et soo sees ei ole kunagi tahtnud keegi ellu väga jääb. Et Narva jõe ääres on seal Peipsi pool on natuke lapikesi, et saab ka mõne mugula põldu panna, aga nagu sellist ellujäämist väga maad palju ei ole ja ainult kala süües ka läheb üksluiseks. Nii et Narva jõgi on olnud ikkagi selline veetee, mitte nagu mille ääres väga ei saanud elada. Vene poolel on natuke rohkem, ka jääb sinna Peipsi poole rohkem. Kuningakülad ja need Olginkrestid ja need on need, kus ka reaalselt elati. Aga nüüd ka Rooma rauaajal on just selle lõpupoole on
Narva veetee olnud kasutusel ja siis sealt lõuna poolt, ütleme see suund, mis üle Koiva jõe tuli Lõuna-Eestisse, kas seda mööda on kaubad liikunud ja on mõned leiud Isuri lava kalmetest, mis viitavad, et need võivad pärineda nüüd kuskilt sealt Koiva kandilt, sealt veeteest ja pidid liikuma mööda Narva jõge. Nii et veeteena on ta kasutuses olnud. Lihtsalt selle ääres pole nagu väga lahkelt neid elamise kohti. Aga ilmselgelt veetee ääres võis olla mõni selline kindlustatud koht, kes võttis maksu või turvas teed ja need arlikult olid. Ka Venemaal on neid hiljem nagu kirjeldatud. Nüüd viikingi ajal oli Narva jõgi samuti kasutusel ja seda nüüd näitavad kas või need samad üksikud asutud punktid, nii Kuningaküla kui Olvin Krest Narva jõe ääres, mis on nüüd selgelt vadjapärased, aga kus on ka relvi. Ja need relvad on viikingipärased. See tähendab, et nüüd nende külade elanikud, ütleme pealikud, on osaliselt nüüd piki Narva jõge käinud kaubateel. Nende külade üks roll võiski olla seal turvata seda veeteed, võib-olla ka mingit maksu võtta, ega me ei saa tänapäeval teada, aga igal juhul on need väga selged sellised relvi on maetud ja seal on olnud sõjapealikud ja et kindlasti on nad nüüd osalenud seal kaubateel, aga paraku ei ole nüüd Narva jõe asustuspiirkond. Et see on see vastus, et kaubatee on liikunud. Nüüd järgmine küsimus on, et meil on nüüd analoogiks viikingi ajast on siis Volkovi jõgi, mis vana laudakast läheb Ilmeni järve. See on ka suhteliselt tormiline jõgi, seal lähedal pole ka väga mõnusaid elamiskohti, aga selle jõe ääres on üksikud sellised kindlustatud punktid, mis on turvanud seda kaubateed. Kui ka viikingi kaubandus käis piki seda jõge, siis tahaks, et mingi rööveli salk ikkagi mind ei ründaks, sest kogu aeg tuli tulla kaldale mingis käretlikus kohas nagu laeva mööda vedada, et ei saa nii, et ma olen keset jõge seal turvaliselt. Ei olnud Narva jõel seda võimalik, ei ole ka Volkovi jõel. Nii et üsna tõenäoliselt Narva jõel võis olla samamoodi mõni tugipunkt, mis lepinguliselt turvas nüüd seda kaubateed. Sama hästi võisid olla nüüd seal ülemjooksu need vadjakülad, aga see, mida kõige rohkem nagu kindlustatud punktiks peetakse, on nüüd keset Narva jõge, Narva linna juures olev linnuse koht, mis on küll nii hävinud, et seal on saadud ainult nagu viiteid, et seal on nagu linnuse koht olnud, ta on mitme eri ajastul kasutusel, aga see hävingustaadium võimaldab ainult fikseerida, et ta on olnud ka viikingi ajal kasutusel ja ta sobib väga hästi nüüd sellest kohaks, mis turvas kaubateed, sest kosest tuleb ju mööda vedada. Ja sel hetkel, kui sa vead laeval mööda sealt, siis ei ole mõnusamat võimalust röövritele. Et see Volkovi kaubatee on rohkem uuritud ja see on täpselt niimoodi nende iga keerulisema koha juures, kus tuli laevad maale vedada, kippus seal olema mingi tugipunkt. Nii et nüüd see Narva Joaru linnus, see on saare peal, näib olevat sama funktsioonis kindlustatud punkt, mis turvas seda Narva jõge pidi käivat kaubateed. Selge, üks küsimus on siin veel. Saan aru, et on olemas mingi legendaarne purts kindluses pakutud puder, mille söömise järel mingi sõjasalk jäi ellu. Et kas sellel legendil on põhi all? Ei, legendil ei ole liikult põhi all. Ei ole sellega mingit lugu? Lugudel enamasti ei ole põhi all. Lood ongi lood. Lood, selge. Ja ajaloos ma ei saa nagu ajalugu siia tõeks tuua, aga ei takista. Enamik lugusid ongi lood. Seda küll. Mõne looga on lihtsalt mingi põnev ajalooline sündmus seotud, et sellega siis saan aru, et ei ole tõestatud. Lugusid nii õnnelikus seisus ei ole. Selge. Aga või ma nüüd, kui nüüd tuli lugude juurde, siis kõige võimsam lugu on Alulinnu linnusega, millest on Kalevipojas, ka juba Alg-Kalevipojas on terve peatükk. Seal elas tuuslar, siis
nagu Kalevipoja need sõbrad käisid ju seda taga, Tuusar röövis siis ühe põrgutütre, kui Kalevipoeg põrgust tuli, siis see vallutati ära temalt, see linnus, see tüdruk vabastati, terve üks lugu on Kalevipojast, on sellest alulinnast, nii et seal tasub Tuusari konte seekord ei leitud, aga tasub otsida. Järgmine, mis käib Sinimägede kohta, et kui Kalevipoeg, kui alulinnas elav tuuslar sai Kalevipojalt varastada ühe 3 põrgutütrest, kelle ta põrgust oli toonud, siis kust pidi Kalevipoeg minema põrgusse ja välja tulema, et ta nüüd läks alulinnast mööda. Järgi jääb ainult üks variant, on neid, mõni neid kohti on, kus Kalevipoeg põrgusse olla läinud. Ja üks on Võrgogu mägi Sinimägede. See variant eeldab, et ta tuli põrgust välja Võrgogu mäelt ja liikus siis alulinnast mööda ja siis kasutas Tuuslar võimalust, tõmbas ühe põrgutütre ära. Põnev. Lugu. Ja terve uhkelt suurtes raamates Kalevipoja peatükk on siis sellest alulinna Tuuslari elupaigast. Ja ka sellest, kuidas see tagasi vallutati, kõik nõidused ja mis seal kõik olid. Ja linnus on olemas. Äkki leitakse Tuuslari kondid. Seekord kaevasti ei saadud peale. Loodame, et leiavad. Aga Anneli küsib ka Riigiküla olulisuse kohta piirkonna ajaloos. Tähendab, olulised on alati nagu kriteeriumid, et kui suure mõõtkava nad võtavad, et Riigiküla nüüd kohaliku piirkonna olulise jaoks nagu kindlasti saab, aga ma peaks selle natuke aega võtma, et ütleme see mastaap, mis nagu täna oli, et siit ta natuke jääb välja, aga see ei tähenda, et ta ei oleks oluline. Kui nüüd me läheme nagu arheoloogias väga kaugele, siis sealt tuleb ju, see on kõik, kus neid on, eks ju asju. Aga kui nüüd võtta hilisemast ajaloost, et ta on nagu oluline, siis ta läheb nagu kohalikumasse tasandisse. Ja ma siin peaks võtma eraldi aja, et hakata nagu kokku võtma nüüd. Selge. Vaatan praegu rohkem küsimusi ei ole, aga lõpetuseks veel need 4 kuningat. Ma saan aru, et väga hästi ei olnud aru saada, et kuidas neid täpselt kirjutada või et need nimed olid kuidagi võõrad. Et kas neid oleks võimalik siia vestlusesse kirjutada, et saaks edasi nende kohta uurida? Ma võin isegi võtta üles, et ma kunagi, kuna see tundus niivõrd põnev, just turismimajanduslikult, et need sadamakohad, kuna ma olen ka Turtse sadamaga selle fänniga ka olnud ja Püha oma samamoodi, et siis, et kuidas tooteid luua. Ja siis ma nagu selle mõttearenduse süvendamiseks tegin ka paar sellist näoraamatu lugu, ma otsin nad üles, kus ma panin ka neid kirjeldusi juurde. Kaasa arvatud kardarike perioodi neid, et ma võin need saata teile, aga ma natuke pean otsima arvuti organismist nad ülesse. Jaa, see on väga hea, aitäh. Ma saan edasi saata siis ja et kellel siin oma piirkonnast midagi kõrva jäi nimesid, et saab siis ise edasi neid lugusid uurida. Et turismi inimestele anda nagu ideid, ja need samad 2 Vene valitsejad, kes on ka reaalselt sõitnud Vikingi vägedega siit mööda ja peatnud, need on sama uhked, ega siis nüüd Jarosław Tark või tema isa, eks ju, on sama vägevad mehed. Või isegi vägevad. Tiime Püha on ikkagi Venemaa jaoks ikka väga võimas tegija. Aga on meie sadama. Väga tore. Rohkem ei paista praegu küsimusi olevat. Et nii kaugele me nüüd jõudsime oma looga, et on veel tänapäeva juppmaad minna. Me peame nüüd siis jätkama ja tegema ka seriaali siis sellest ajaloo loendust. Et sisuliselt on tegemist nagu looga lugudest, kus ei reklaamitud alalugusid. Nagu need etapid, mis praegu läbi käitud, kõik ja nende sees kipub veel lugusid olema. Ja ma loodangi, et eks igaüks saab endale välja noppida igast ajajärgust just enda piirkonnaga ja võib-olla enda tegevusalaga ja ettevõttega seonduvaid nimesid ja põnevaid seiku ja neid ise edasi uurida, et ega siin kõike peensusteni ei jõuagi ju lahti rääkida, aga sellist inspiratsiooni kindlasti saab. Aga olges, jah. Meil
kauget aega, et kunagi nüüd Lääne-Virumaal seal raadios oli, mis ta nime oli ju nüüd saade, kus üle nädala käisime, et nüüd üks rääkija Lääne-Virumaa poole pealt, teine siit Ida-Virumaa poole pealt ja mina olin see siinne ja siis käisin regulaarselt ka lugusid rääkimas seal. Selge. See oli päris hea. Seda peab uurima, et võib-olla salvestustest saab kuskilt ka veel kuulata arhiivist. Nii, aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis mina väga tänan põneva teise tunni eest ja uute kohtumisteni. Aitäh kuulamast! Aitäh!